Nii, tere kõigile. Mina olen Fredi ja ma räägin oma Jaapani rattamatkast, mis ma tegin siis selle aasta suvel. Aga kõigepealt ma räägin iseendast natukene, et mina olen tegelikult ujuja oma taustalt. Ma olen üle 12 aasta ujumisega tegelenud. Ma olen ujumistreener ka praegu ja omandan ülikoolis spordialast kõrgharidust. Olen varasemalt käinud ka teistel rattamatkatel, näiteks eelmine aasta sõitsin Islandile ringi peale, see kõige ülemine rattaga pilt. Siis olen käinud mõnedel erinevatel liustikel, mägedes, suusatan. Olen sõitnud rattaga varasemalt ka palju pikemalt, kui see Jaapani ots oli. Lõuna-Itaaliast Austriasse, see on siis see kõige äärmine, alumine rattapilt, siis Ameerika ja Kanada läänerannikul, see alumine, keskmine. Ja siis käin vahel ka uisutamas talviti ja kajakiga sõitmas, suviti siis. Ja kus see ratta huvi tekkis? Ma arvan, et see tekkis seetõttu, et kui ma olin noorem, siis minu vanemad panid mu kooli kohta, mis oli minu kodust 30 kilomeetri kaugusel. Ja arvake või mitte, aga ma käisin seal rattaga väga tihti koolis. Ja ma elasin seal internaadis, ehk siis see tähendaski seda, et pühapäeva õhtul ma läksin rattaga, juba hakkasin sõitma kooli poole ja siis õhtul läksin internaati. Enne seda, kui ma seal internaadis hakkasin käima, siis ma telkisin ka vahel kooli kõrval. Ehk siis pühapäeva õhtul jõudsin kooli juurde, telkisin, see on Kuusalu keskkool, kes teab. Ja Kuusalu keskkooli kõrval on Männik, kus ma siis telkisin, koos oma õega veel. Aga mul sai kõrini. Mitte telkimisest, vaid õest. Ja siis ma mõtlesin, et aga miks mitte hakata üksi käima matkatel. Aga kuna ma olin veel nii noor, siis ma mõtlesin, et võiks veel koos vanematega käia. No siis me käisime vanematega igal pool. Terve Euroopa läbi, Põhja-Ameerika, Aafrika ja... Nii ja naa, vahel tuli, vahel mitte. No jumal tänatud, et ei tulnud. Aga siis natukene lähemalt sellest Jaapani matkast, et oluline ei ole mitte see kilometraaž, mis ma sõitsin, vaid pigem minu jaoks oli oluline näha seda riiki niimoodi, nagu turist ei näe. Turist ei lähe sinna niimoodi, nagu mina. Et peale minu seal väga rattamatkaid ei olnud. Ma nägin kõigest 2 rattamatkat ja kujutage ette, see oli 2300 kilomeetrit, et see oli tegelikult päris palju. Ja ainult 2 rattamatkat nägin. Mind pigem sümpatiseeris see loodus, mis seal oli. Ja kõige ekstreemsem ei olnud mitte see, et ma sõitsin üks päev 6 kilomeetrit või teine päev 150 kilomeetrit, vaid oluline oli pigem see, et see kliima oli täiesti teistmoodi. Ja nagu te näete, siis seal oligi päeval kui ka öösel oli 100% õhuniiskus. Ja päeva keskmine temperatuur küündis kuni 45 kraadini. Öösel oli umbes 30 kraadi, aga läks ka vahel üle. Ja see põhimõtteliselt tähendab seda, et sa oled 24/7 saunas. Aga see ei ole selline saun, nagu sa lähed siin nüüd Soome sauna Eestis, vaid see on selline saun, kus on raske hingata ka veel. Minule meenutas see kõige rohkem, kui ma lähen oma kodus kuuma laine ajal kasvuhoonesse. Kasvuhoones on kõik õhuavad kinni pandud ja siis hakkab mingi niisutussüsteem veel tööle. Ja põhimõtteliselt see ta oligi, see kliima, mis seal oli. Et kui ma näiteks poodides käisin, poodides oli jumal tänatud sellised konditsioneerid, õhk oli külm mõnus, aga nii kui sa poeuksest välja läksid, tuli selline pahvakas näkku, et võib-olla mõni nõrgema tervisega inimene lihtsalt minestab ära. Kogesin ka taifuuni, maavärinat. Maavärinast ma räägin natukene hiljem, aga see on seotud selle Kamtšatka maavärinaga, mis oli 30. juulil tähendab. Siis juhtus ka natukene probleeme rattaga, oli üks katkine tagajooks. Ühe nädala olin magamata taifuuni tõttu, siis esimene reisipäev, kui ma alustasin sealt ülevalt põhjapoolselt saarelt Hokkaidolt. Hokkaido ma valisin sellepärast, et aklimatiseeruda. Aga ka Hokkaidol oli väga ekstreemne ilm, tavapärases soojem, kuuma laine oli. Ja
siis esimesel päeval ma läksin kohe poodi ja võtsin külma vett, jõin seda ja 10 minuti pärast olin haige. 2 päeva olin palavikus, liikuda ei saanud, õnneks ma leidsin kämpingu lähedal, olin seal 2 päeva pikali. Siis mis veel meil juhtus? Üks vaablane nõelas mind reisi lõpus, sellest on pilt ka hiljem. 2 korda otsiti läbi politsei poolt, ei midagi hullu, aga tegemist on Jaapaniga, maailma kõige turvalisema riigiga. Üks põhjustest, miks ma sinna läksin. Sest nagu siin eelkõnelejad on mõned rääkinud, et on koertega probleeme, kui sa rattaga sõidad. Jaapanis väidetavalt ei ole seda probleemi, aga seal olid muud probleemid. Kõrgused ei tulnud väga suured, aga pigem oli kõige suurem probleem just inimestega suhtlemine, sest jaapanlased teadupärast ei räägi üldse inglise keelt. Ja isegi kui sa räägid nendega inglise keeles, kõige elementaarsemaid sõnu, nad räägivad enda keeles vastu. Ja ma arvestasin sellega, õppisin elementaarsel tasemel mõned jaapanikeelsed laused selgeks ja olulised küsisõnad ja nimisõnad. Minu meelest kõige ohtlikum olukord oligi just metsikute loomadega, sest Jaapan on arenenud riikidest üks kõige metsasemaid riike pärast Soomet ja Rootsit. Meile ei või sellist muljet jääda siin Eestis sellepärast, et meie näeme kogu aeg turismibrošüüridelt seda Tokyot, maailma suurimat linna, aga väljaspool Tokyot ja väljaspool orge ei ole üldse asustust, täiesti tühjus on džunglid ja maakohad. Puhkust oli ainult 2 päeva, pärast räägin täpsemalt. Alustasin Hokkaidolt, esimene päev, nagu ma ütlesin, olin haige. Iseenesest Hokkaido on mind kogu aeg paelunud, et ta pidavat olema selline vähetuntud Jaapani piirkond, aga samas need kõik 2 jalgratturid, keda ma kohtasin, olidki Hokkaidol ja põhjus oli selles, et Hokkaido on klimaatiliselt kõige parem aeg rattaga sõitmiseks, eriti suviti. Ehk siis sellel peasaarel, mille nimi on Honshu, seal ma väga ei näinudki teisi rattureid. Ma mõtlen eriti just välismaalased, et kui olid siis lihtsalt külamemmed või lapsed, kes sõitsid ratastega kooli või tööle. Hokkaidol mulle meeldis see, et oli väga vähe inimesi kämpingutes, ma vahel ööbisin kämpingutes. Näiteks see pilt, kus ma nüüd seal telgiga ühe järve ääres ööbin, tegemist oli tegelikult kämpinguga. Aga kämpingute miinus oli see, et need ei olnud väga hooldatud alati ja kuna Hokkaido on suhteliselt tühi inimestest, ma hetkel ei oska küll öelda, palju see läheb, aga see on üks suur prefektuur, mis on Eesti mõistes põhimõtteliselt maakond siis ja rahvaarvult kõige vähem asustusega siis. Mis selles telkimiskohas nüüd mure oli see, et seal olid hiigelsuured härkkonnad ja öösiti nad lõugasid nagu metslased. Mina mõtlesin, et need on metskitsed. Pärast tuli välja, et need olid konnad ja teine öö, kui ma seal ööbisin, siis üks konn võttis mu plätu ära ja tagasi ma seda ei saanud. Läksin telki ja mingisugune tegelane hüppas mul telgi ukse ette, kuhu ma olin oma plätu paari jätnud ja lihtsalt plätu võeti ära. Võeti suhu, hüpati minema. Kui suured need on? No sellised umbes. Konnad on sellised. Et see oli päris hirmus isegi, kui ma neid nägin. Sellist pannkookiks ei sõida tee peal, aga nemad tulid just välja öösel. Päevasel ajal sa konni ei näinudki, aga öösel oli kõik kohad olid konni täis ja nad tulid sealt märga ala erinevatest lompidest välja ja sealt järvest. Hokkaidol on tegelikult ka hästi huvitav koht nimega Noboribetsu, see on siis see suurem pilt siin. Noboribetsus on selline vulkaaniline maastik, väävliais igal pool ja nii nagu on vulkaanilistes piirkondades. Hästi ilusad järved olid Hokkaidol, vesi oli läbipaistev ja kalu oli ka paksult täis, aga mina kahjuks neid seal süüa ei tohtinud ega püüda.
tegelikult Jaapan on üldse selline riik, kus ei tohi väga midagi teha. Et seal ei tohi isegi metsa väga maha võtta. Seal ei ole selliseid reegleid nagu Eestis, et antakse nii kergelt raieluba. Jaapanis mina ei näinud mitte ühtegi korda raiesmikku. Hästi ranged reeglid on peal. Ja terve see Hokkaido oli suures osas, ma ütleks, et nagu looduspark. Aga miks ma Hokkaidos käisin nii vähestes kohtades, oli karude pärast, sest Hokkaidol on hästi suur pruunkarude populatsioon ja mitte ainult Hokkaidol, vaid ka mujal Jaapanis. Enne kui ma läksin, siis ma lugesin nende karude kohta uudistest, mida Jaapani uudised kirjutavad ja rahvusvahelised, ingliskeelsed uudised näiteks. Ja see oli tegelikult päris hirmus ja seetõttu ma pidin tegema korrektuure oma plaanides. Mistõttu ma ei läinud Hokkaido põhjapoolsematele aladele, kuna seal on näiteks selline poolsaar nagu Shiretoko ja Shiretoko on nii-öelda karude riik. Aga ma ütlen ausalt, et lugedes neid uudiseid, mis seal olid ja looduskaitsjate põhjendused, miks need karud ründavad viimasel ajal nii palju inimesi, on selles, et on leidnud korrelatsioon kliima soojenemise ja karude rünnakute vahel, mis tähendab seda, et karudel ei ole enam süüa metsades, kus nad elavad. Metsad on üldiselt siis kõrgemates piirkondades, kus on mingid mäed, allorgudes üldiselt väga metsa ei ole, seal on põllud, elavad inimesed ja karudel on nälg ning nad tulevadki inimesi siis ründama või otsivad süüa all linnades. Ma ise karu ei kohanud, kuid Hokkaidol mitmes kohas ööbides oli selline olukord, kus tegemist oli kämpingutega ja kämpingutes oli selline valgustus telkide kõrval ja ma öösel nägin, kuidas mingi suur kogu käis minu telgi ümber. See oli tegelikult tohutu ettevalmistus enne, kui ma magama läksin. Kõigepealt, kui ma olin ära söönud, siis ma viskasin kõik oma asjad prügikasti, aga kahjuks prügikaste väga Jaapanis ei ole. Mis tähendab seda, et ma viisin selle prügi enda telgis 100 meetrit eemale kusagile puuotsa või WC-sse vahel, sellepärast, et seal on hästi palju WC-id igal pool avalikud ja ma kusagil ikka leidsin koha, kus oma prügid panna. Ja hommikul ma niikuinii võtsin selle ära ja siis teiseks, kui ma olin prügi ära viinud, siis ma pidin kõik näpud puhtaks tegema, sest ma sõin päris hästi Jaapanis. Jaapanis on sellised lõunakarbid, mida saab poodidest osta, ei pea ise väga süüagi tegema. Ja pärast siis eriti just liha söömist ma pesingi oma näpud ära, pesin suu ümbrus ära, sest ma olen varasemalt ka lugenud, et näiteks Kanadas oli üks juhtum, kus üks noor poiss söödi ära siis krislikaru poolt, sellepärast, et ta oli enne telki magama minekut söönud liha ja tal oli siis lihalõhn jäänud sõrmede külge. Ja kui ma nende karudega kokku puutusin öösel, siis ma lihtsalt panin silmad kinni ja mõtlesin, et saab mis saab, et vähemalt ei pea õega koos olema ühes telgis. See probleem on väga suur Jaapanis. Mina ei oleks seda isiklikult arvanud. Aga just need karud on Jaapanis eriti agressiivsed, sellepärast, et Jaapan, nagu me teame, on vananev ühiskond ja need inimesed, kes on näiteks jahimehed täna, on hetkel pensionärid ja nad võivad nädala või mõne kuu pärast ju lahkuda meie ilmast, mis tähendab seda, et ei ole enam inimesi võtta, kes jahiksid loomi. Ja siin hiljuti oli üks uudis, et Jaapani riik kaasas isegi sõjaväe juba, et karuprobleemi ohjeldada. Aga õnneks ma lahkusin sealt Hokkaido saarelt. Esimene mõte oli see, et rohkem ei pea karudele mõtlema. Aga nii kui ma jõudsin põhisaarele Honshule, selle põhjaossa nimega Tohoku, siis lugesin kohalikke uudiseid samal päeval ja avastasin, et siin on kaeluskarud hoopiski. Kaeluskarud on väiksemad kui pruunkarud, aga ka nemadki on tegelikult väga ohtlikud. Ja esimese asjana, mis ma tegin, ma läksin muidugi mägedesse rattaga Hachimanta jahelikku ületama.
ja seal oli iga mõne kilomeetri tagant oli tee ääres suur silt, et ettevaatust karud. Ja seetõttu laulsin kogu aeg, et ma pole kunagi olnud hea laulja, aga ma pole mitte kunagi elus nii palju laulnud ja see ei olnud lihtsalt tavaline jalutuskäik pargis, vaid see oli 70 kilomeetrit tõusu 10% kaldega ja kui sa seal veel laulad, siis sa oled üles jõudes tõesti ära surnud. Aga võin öelda, et karud kuulevad väga kehvasti. Kuuldi see, et peaksid öelda, et haistes veel on põhiline, nii et lõhnas ära ei veida. Ja, see on tõsi, aga peale laulmise ma tegelikult kasutasin ka sellist kella. Kui mina metsas sõitsin, siis see kell kogu aeg töötas. Tegemist ei ole karukellaga, ma ostsin selle enne ära minekut Eestis Decathlonist ja see oli koerakell tegelikult, aga see toimib väga hästi karude peal, nii et mina päevasel ajal karusid teinud. Enne magama minekut ma samamoodi tilistasin seda, paar minutit enne magama minekut ja siis ma teadsin, et öösel tõenäoliselt ei julge enam karud tulla minu juurde, sest nad on juba varasemalt kuulnud suurema tõenäosusega seda heli kusagilt kaugemalt. Mul on küsimus selle eelmise pildi kohta, kas seal oli lumi? Jaa. See on lumi, jah. Plus 36-ga. Tead, seal mägedes läks hästi järsku, läks jäädamaks, et seal ei olnud 30 kraadi, seal oli siuke 18 kraadi, hästi mõnus ilm oli. Et seal vahepeal oli jah, palju lund ka. Ma olin ise ka imestunud, et see oli kõigest 1500 meetrit, kuhu ma sõitsin ja isegi lund oli seal. Kuigi ümberringi allpool orgudes oli 45 kraadi sooja. Siis Hachimanta jahelikkus on selline tore koht nagu Tovada järv, mille ümbruses ma ka sõitsin ringi. Järv iseenesest on väga kena, aga jällegi öösel käis mul teist korda karu ümber telgi, ehk siis seal kohas. Seda ma sain selle järgi aru, et öösel ma korra võtsin taskulambi välja, sest ma kuulsin, et keegi on mu telgi ümber käib hetkel. Ja siis ma korra lasksin seda valgust ja nägin, et mingi loom, mingi hästi suur kogu kõndis mul telgi ümber. Inimene see tõenäoliselt ei olnud, ma eeldan. Aga panid selle tule põlema ja siis ta läks ära? Ütleme niimoodi, et ma läksin lihtsalt magama. Et ma lihtsalt panin silmad kinni ja palusin Jumalat. Ma ise Jumalat väga ei usu, aga minu vanem on näiteks kristlane ja ta on kogu aeg mulle öelnud, et kui sa käid kusagil matkamas, siis ma iga kord palun Jumalat, et sinuga midagi juhtuks ja siiamaani pole juhtunud, nii et ju siis ikka on olemas. Aga vahepeal juhtus ka selline asi, et ma tutvusin Ameerika sõjaväelastega ja nemad kutsusid mind Misawa siis õhujõudude baasi, mis on Ameerika Ühendriikide üks sõjaväebaasidest Jaapani pinnal. Asub ta siis Tohokul, see on Honshu saare põhjaosa. Sinna baasi minnes ma pidin oma ratta etma nende koju, mis asub siis sõjaväebaasist veidi eemal. Põhjus on selles, et miks nad elavad baasist väljas, sest seal on kinnisvarahinnad odavamad. Baasis on väga kallis kinnisvarahind ja need sõjaväelased, kes seal pikemalt elavad, nad peavad ostma endale mingisuguse elamispinna. Ja paljud ei taha seda teha. Et Jaapanis tegelikult kinnisvara on meeletult odav. Paljud eurooplased ja ameeriklased ostavad sinna kinnisvara. Ja nagu nemadki. Et see on minu hostide kodu siis, nende garaaž. Ja siis seal kõrval olev pilt on juba sõjaväebaas. Enne sinna sisenemist küsitleti mind tund aega. Mind kaaluti, mõõdeti pikkust, küsiti, mis keeli ma oskan. Ma panin isegi, et ma oskan setu keelt rääkida. Ma ei tea, kas sellest oli väga tolku. Palju pilte ei tohtinud teha, sellepärast, et seal on palju salastatud objekte. Minu hostid sõidutasid mind ringi baasis, käisime ka jõusaalis, sain ise ka natukene jõudu teha. Ma mainin juurde lisaks, et kuidas mina enda vormi hoidsin sõidu ajal oli see, et ma iga hommik tegin telgis 100 kätekõverdust järjest. Ja tulemus oli see, et reisi lõpus ma tegin juba, ma tegin väikese puhkusega, ma tegin juba üle 100, kusagil 130-140 kätekõverdust. Et ma olen enda üle väga uhke selle tõttu. Sest muidu mul ei olnud aega üldse sporti teha, ma ainult sõin ja sõitsin.
ja siis selles sõjaväebaasis on tegelikult ka ajalooliselt üks väga oluline koht nimega Okawara järv ja seal järvel Jaapani sõjaväelased harjutasid enne teist maailmasõda Pearl Harbori pommitamist, sest see järv on väga sarnane selle Hawaii saarestikuga, mida nad ründasid teise maailmasõja ajal. Ja siis seal viimasel pildil paistab Ameerika sõjaväelennuk, mille jaapanlased lasid alla teise maailmasõja ajal Jaapani pinnal, aga kuna see baas on nüüd ameeriklaste oma seal Jaapani pinnal Misavas, siis nad on kõik need vanad lennukid, mis on alla lastud, viinud nii-öelda sinna ja teinud nendest memoriaalid, aga samas on ka seal jaapanlaste sõjaväelennukid, et nad on viimasel ajal palju koostööd hakanud seal tegema Hiina ohu tõttu. Ja pärast seda suundusin lõuna poole mööda Tohoku rannikut. Jaapani mererannik on imeilus. Ma ütlen ausalt, et ma olen käinud ka Itaalia rannikutel oma rattamatkade jooksul, nagu Liguuria rannik või Amalfi, aga ausalt öeldes sellele vastast Jaapani rannikule. Jaapani rannik on imeilus, see on nagu tükikene paradiisi sõna otseses mõttes. Ainus probleem kohalikel on see, et nemad ujumas ei käi. Seal taga paistab selline valge ilus liivarand, aga mina olin ainus inimene, kes seal ujumas käis. Teised ülejäänud inimesed istusid rannal ja lihtsalt vaatasid mind nagu loll, et miks ta ujuma läheb. Imeilus ilm, vesi on soe läbipaistev, ilus liivane rand, miks ta siin ujub. Et seal ei olnud isegi väga haide probleem, et nad lihtsalt ei käi ujumas, et ma panin seda tegelikult reisi lõpus tähele, et nad on natukene rassistid. Et ma seletan seda niimoodi, et nad ei taha päikest saada. Kui te lähete ise ka Jaapanisse, võib-olla mõni on kindlasti käinud, siis jaapanlased käivad kogu aeg ringi selliste päikesevarjudega ja nad panevad endale peale valgendavaid kreeme, et nemad ei saa sellest aru, et miks meie eurooplased tahame rannas niimoodi päikest võtta, et mind vaadati kogu aeg imelikult selle tõttu, aga mina neist välja ei teinud. Ja üldsegi on tegelikult Jaapan minu meelest väga ebasõbralik riik, ma ütleks, sellepärast, et ta on väga ilus, puhas, ta näeb väga euroopalik välja, kui te seda pilti vaatate. Ja mäe otsas nagu näha on ka kirik, ristiusu kirik. Et minu meelest väga-väga ilus riik, väga läänelik, aga inimesed ei ole üldse sotsiaalsed, nad ei suhtle ka üksteisega ja näiteks olles olnud mingit aega ka Ameerikas rattaga, siis Ameerikas ma mäletan, et kõik inimesed tänaval põhimõtteliselt tahtsid olla nagu sõbrad minuga, siis Jaapanis nad pööravad näo ära ka üksteist nähes tänaval. Ja teiseks, nad ei räägi ka inglise keelt, mis tähendab seda, et ma olin vahepeal isegi 2 nädalat niimoodi, et ma ei rääkinud mitte ühtegi sõna. Isegi poemüüjatega ma ei hakanud rääkima midagi, sest nad ei saa aru. Aga see oli väga hea viis elu üle järele mõelda. Siis üks päev oli taifuun, see on nüüd Iwate prefektuur, üks kõige vähem asustatumaid prefektuure Jaapanis. Läksin öösel mitte öösel, see oli pigem õhtu hämaruses läksin ühte kämpingusse, mida hakati sulgema ja siis mulle öeldi seal, et kas te tõesti tahate siin kämpida, et taifuun on tulemas ja see kestab mitu päeva. Ja ma ütlesin, et mul ei ole kusagile minna ja siis nad ütlesid, et ööbisin siis, et kui sul on vaja, mine kusagile varju. Ja siis seal kämpingu alal oli üldiselt selline lage muruplats, nagu seal keskmisel pildil on näha, aga seal oli hästi tugev tuul juba õhtul ja seetõttu ma läksin, seal platsi nurgas on üks WC hoone, läksin sinna WC hoone taha niimoodi, et meri oli siis... Et siis see mere poolt tulev tuul ei saanud minu telki väga öösel raputada. Aga mis seal veel oli selles kämpingus natukene isegi põnevat ütleks, oli see, et seal olid ühed kohalikud Jaapani poisid, just keskkooli lõpetanud ja nemad olid seal oma autoga.
neil oli autokaravan ja autokaravani kõrval oli selline hästi suur peotelk. Ja mis nad seal tegid? Nad tegid grilli. Terve see ümbruskond oli grillilõhna täis. Ja nagu te näete, siis siin meie peade taga paistab selline bambuse võss. Ja mina läksin nendele tüüpidele hästi lähedale ööbima, tekkima. Ja öösel magan ja järsku ma kuulen, kuidas metsas keegi teeb wow, nagu karu teeks häält. Ja siis kõrval need samad tüübid olid paar meetrit minust eemal ja grillisid seal ja mul tuli kohe igasuguseid erinevaid stsenaariume pähe, et mis seal võib küll olla. Ta on tõenäoliselt siin sellepärast, et need tüübid teevad grillliha. Ja siis ma läksin nende naabrite juurde, ütlesin, et kas inglise keelt räägite, keegi ei rääkinud muidugi, võtsin oma translate'i lahti. Ise ma kasutasin kogu aeg translate'i, kui ma seal olin. Ja siis meil läks pool tundi aega, et ma saaksin ennast arusaadavaks neile teha, sest translate tõlgib väga valesti. Jätkuvalt. Ja kui nad lõpuks aru said, mida ma öelda tahan, siis nad ütlesid, et nemad ei jäta grillimist järele ja 2 poissi läksid sinna bambuse metsa, kuhu ma asutasin, et seal on karu. Nemad läksid sinna ja karjusid ja peksid seal käsi. Ma olin täiesti šokis. Ma olin hakkasin juba asju kokku panema, et ma pean siit minema. Aga õnneks neid hääli enam ei tulnud sealt bambusest ja need poisid jäid ka ellu. Et ma ei ole 100% kindel, kas see oli karu, aga see oli väga-väga suur nagu möire, nagu karu möire. Mul ei lähe see kunagi meelest ära. Aga õnneks me jäime kõik ellu ja järgmisel hommikul ma olin jälle õnnelik, et see öö jäin ellu. Aga taifuun jätkus, järgmine päev oli hästi tugeva tuulega ja olles käinud ka varasemalt Islandil sõitmas rattaga, siis Islandil oli mul selline olukord ükskord, kus ma lükkasin ratast mäenõlval ja tuul tuli külje pealt niimoodi, et ta tõstis ratta õhku mulle siia. Ja täpselt sama olukord tekkis ka Jaapanis, kui ma taifuuniga sõitsin. Ma pidin mõnes kohas maha tulema, kust ühes kohas oli näiteks siuke lagedam koht ja siis ma pidin sealt maha tulema enne seda lagendikku, sellepärast et ma teadsin, et kui see lagendik tuleb, siis on hästi tugev tuul seal. Vihma sadas ka nagu aavarrest ja mõnes kohas oli isegi niimoodi, et seal tee äär oli nagu sügavamal maa sees ja seetõttu oli tee oli pealt 10 sentimeetrise vihmavee all ja kui seal sõita veel ka tugeva tuulega, siis see on päris raske. Aga sain läbi sealt. Ja siis mõned nädalad hiljem jõudsin natuke lõuna poole Fukushima prefektuuri ja Fukushimas oli aastal 2011, 11. märtsis oli siis, nagu me kõik teame, oli maavärin ja plahvatus. Õnnetus oli. Ja tsunami tuli sellele järgi ja see hävitas paljud rannikuäärsed asulad ära, kaasa arvatud koolid, et kui seal ringi sõita, siis need hävitatud hooned on alles jäetud memoriaalidena ja sinna saab sisse ka minna. Ma isegi ööbisin ühes sellises koolis, mille tsunami oli ära hävitanud pooleldi. Teine korrus on üldiselt täiesti korras, aga esimene korrus on selline, nagu seal pildi peal on, et kõik on lahti kistud. Siis mõned hooned olid alles jäetud, mida tsunami oli hävitanud. Näiteks seal kortermaal on näha, et rõdu peal ripub veel, juba üle 10 aasta on rippunud üks pesumasin seal ääre peal, et mingi hetk ta vist kukub alla seal. Muidu üldiselt olid seal tarad ümber neil maha jäetud majadel Jaapanis, ka seal, kus tsunami oli üle käinud, aga mina sain isegi ööbida õnneliku õhuse tõttu ühe rikkuri maha jäetud hoones. Tuttusin ühe kohaliku austraallasega, kes seal elab ja tema ütles, et mine kindlasti sinna maha jäetud maja hoovi ööbima. Ja see oli selline tunne, et nagu oleks olnud suur Gatsby raamatus, ainult et kõik on maha jäetud, et see oli selline uhke villa, mitu välibasseini oli hoovis, isegi toolid olid
hoovi peale jäetud ringi, nagu see oleks just istutud ja isegi kohvitass oli seal laua peale jäetud pooleli. Et see oli väga, väga huvitav kogemus. Ja tsunami ohu tõttu on siis Jaapani rannikul ehitatud sellised suured tsunamitõkked. Osad neist on isegi 32 meetri paksused. Aga samas nende tõkete peal saab ka rattaga sõita, et mingid väiksemad teed viivad sinna, aga probleem on jällegi selles, et seal on hästi tuuline, et vahet pole, kas on taifuun või mitte. Ja teiseks on ka väga igav. Aga noh, saab kiiresti sõita sinna, kuhu tahad. Sõitsin kohe korra rongiga, minul oli soov sõita Shinkanseniga, mis on siis maailma kiirem rong, sõidab 600 kilomeetrit tunnis umbkaudu. Aga kahjuks ma oma rattaga sinna ei hakanud minema, sest need on tihti täis ja mina tahtsin liikuda just tipptunni ajal. Sest see on nüüd enne Tokyot tehtud see pilt. Ja just siin kõrval pildil, siin on näha, kuidas ma olen oma ratta ära pakkinud. Et selleks, kui sa tahad oma ratast võtta Jaapanis rongile, sa pead selle niimoodi ära pakkima Rinko kotti, nad nimetavad seda niimoodi. Ja kõik kotid tuleb selle tõttu siis maha võtta ja kõik see lahti monteerimine võtab aega umbes 2 tundi. Noh, minul võtab aega, et ma ei ole veel nii kogenud selles rattatehnikas. Ja põhimõtteliselt mul läks terve päev aega, et ma saaksin natukene enne Tokyot minna rongile ja siis Tokyos rongi pealt maha tulla. Sinna läkski põhimõtteliselt pool päeva ja ülejäänu päev oli siis rongijaama minek või rongijaamast ära tuleks, sest seal läks väga keeruliseks navigeerimisega. Ma ise pean ennast väga heaks orienteerujaks, kuni ma läksin Tokyosse. Ja nagu te näete sellel alumisel pildil, siis enne Tokyot algasid sellised ristmikud. Ja see võttis tohutult aega, et üldse kusagil jõuda. Ja mina tavaliselt usaldan oma kõhutunnet ja kõhutunne ütles Tokyo kesklinnas, kui ma olin sinna jõudnud pärast rongisõitu, et mine seda tänavat mööda, kui sa tahad oma hostelisse jõuda. Ja ma läksin ja tulemus oli see, et poole tunni pärast ma olin täpselt tagasi samas kohas, kus ma alustasin. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Enda arvates ma läksin õigesti. Ja seal on väga raske ka kasutada GPS-i, kui sul on näiteks Maps telefonis. Et mul oli selline telefoni hoidik siin üleval ratta raami peal, aga kuna väljas oli 45 kraadi, siis see päike lihtsalt kuumutas mu telefoni üle ja mu telefon ei töötanud mitu päeva pärast seda või oli lihtsalt väga-väga aeglane lääkas. Ja see siis lihtsalt tähendaski seda, et ma vahel jäin lihtsalt seisma, vaatasin kogu aeg oma telefoni. Aga iseenesest Tokyos on väga hea sõita rattaga. Seal on sellised sinised nooled mõnes kohas maha pandud ja Jaapani liiklus üldse on väga-väga viisakas. Et ma olen varasemalt ka Austrias sõitnud rattaga, ma ise arvasin, et Austria on kõige viisakama liikluskultuuriga riik, aga ei ole. Jaapan on. Jaapanis mitte keegi ei piibitanud mulle kordagi. Ja enne Tokyot näiteks oli selline olukord, kus oli hästi palju linna, 200 kilomeetrit enne Tokyot hakkas juba linn pihta. Ja seal olid sellised teed, mis olid 4-realised, 4 sõidurida oli kokku ja kõnnitee, mis seal kõrval oli, see oli maltsa täiskasvanud. See on Jaapani probleem, et nad ei niida väga rohtu teed ääres ja seetõttu olid kõnniteed ka maltsa alla kasvanud ja mina sõitsin siis tee ääres, aga nagu eelkõnelena siin rääkis üks kord, siis mõnedes riikides see tee äär on hästi kitsas ja Jaapanis on see eriti kitsas, mis tähendas seda, et ma pidin sõitma põhimõtteliselt autosõidureal. Ja vahepeal ma vaatasin selja taha, ma nägin, et mul oli mitme kilomeetri pikkune rivi minu selja taga. Suured rekkad ja tavaautod, aga mitte keegi ei piibitanud, mitte keegi ei karjunud mitte midagi mulle. Ma ei tea, mis Eestis minuga oleks tehtud. Kui ma tagasi tulin, siis ma sõitsin esimesel päeval ka Eestis, kui ma koju sõitsin. See oli umbes 50 kilomeetrit Tallinna sadamast ja mulle lasti 3 korda tuutu ja ma sõitsin tee ääres täiesti, nii ääres kui võimalik. Lähen edasi. Siis pärast Tokyot üritasin ka võtta Jaapani alpid ära. Jaapani alpid olid jällegi imeilusad,
ei olnud väga palju jahedam seal üleval. Ja vaated olid imeilusad, sai telkida erinevate järvede ääres, kus oli vaade Fujile, Jaapani sümbolile. Aga sealkandis oli probleem metssigadega, et metssead on siis see teine probleem Jaapanis, mis mul oli. Et nemad käisid öösiti samamoodi ringi ja tuhnisid minu telgi ümber ja ma vahepeal panin oma telgi niimoodi, et telgi uks oli puu poole ja ma valisin sellise puu, kuhu sai otsa ronida. Sellepärast, et ma lugesin väga palju lugusid, et öösiti võivad metssead telgist üle joosta, sest nad on tegelikult suhteliselt pimedad. Kui sa liigud aeglaselt, siis nad ei pane sind tähele, aga kui sa liigud kiiresti, näiteks jooksed, siis nad näevad sind kohe. Et ma lähtusingi sellest taktikast, et kui ma kuulen, et metssiga minu telgi poole tuleb ja hakkab üle ronima mul telgist või tahab maha joosta seda, siis mul on kohe võimalus telgi uks lahti teha ja puu otsa ronida. Ja siis ma räägin ka kiiresti oma tsunami ja maavärina kogemusest, et 30. juuli oli Kamtšatka maavärin, mis mõjutas ka Jaapani rannikut. See on nüüd reaalajas võetud kuvatõmmis. Ma laadisin alla endale sellise äpi nagu Safety Tips Japan. Seal on näha oma asukohas, et kas on mingisugune seismiline aktiivsus, milline on ilm, millised on teeolud. Ja siis seal üks päev anti ka mulle teade, see on nüüd mingil suvalisel päeval võetud, see on tegelikult see kuu mul üldsegi võetud, mul on see äpp veel alles, aga seal tavaliselt, kui on mingi maavärin, siis siia alla tuleb kui hästi suur kiri, et evakuatsioon näiteks, kui sa oled rannikualal ja on maavärin olnud, sest tõenäoliselt pärast maavärinat on tulemas ka tsunami. Ja mina olin sel ajal Lõuna-Jaapanis ja õnneks see tsunami oli kõigest 1 meeter, mõnes kohas oli isegi 4 meetrit. Ma ise tahtsin sel samal päeval ööbida veel mererannas. Et kui ma ei oleks oma äppi vaadanud, siis ma ei teagi, et see 1 meetrine tsunami oleks mu ära viinud. Hästi palju oli mõnusaid templeid igal pool Jaapanis. Siin küll näha ei ole, aga muidu on templid kõige paremad kohad, kus sa saad tunda selle kohaliku puidu lõhna. Et need on ehitatud üldiselt kohalikust puidust, ma hetkel ei mäleta, mis selle nimi oli. Aga lõhnad igatahes väga hästi need templid seal, et kui mööda sõita rattaga. Ja mina pidasin tavaliselt oma lõunapause templite juures. Ja ma lisan veel juurde, et kui templite juurde minna, siis väga tihti on need kusagil mäe otsas ja põhjus ongi tsunamis. Et kui tsunami tuleb, siis rannikualal inimesed saavad sinna templi juurde üles põgeneda. Tempel on üldiselt ehitatud 60 meetrit merepinnast kõrgemale, kuhu tsunami ei tohiks jõuda. Ja paremal pool, enne kui hakkad sisenema templisse, on lõvi, kellel on suu lahti ja vasakpoolsel on suu kinni. Ja templisse kõndides tuleb hoida alati siia ääre juurde, sellepärast, et keskel kõnnib nii-öelda Jumal. Mina muidugi kõndisin alati keskel, kui ma templit juurde läksin ja kõik vaatasin mind jälle imelikult. Ja ma kohe lõpetan. Siin on siis jälle natukene pilt lõunarannikust. Siis natukene kultuurist, siin on üks tseremoonia, kuhu ma sattusin peale, minu hommikusöök. Putru sõin, Jaapanis leidub ka putru poodides, aga valik on üldiselt väga halb. On tavaliselt 2 sorti putru, üks on nii-öelda biopuder ja siis on tavaline puder. Et tavaliselt on seal kõik jaapani keeles kirjas, mina käisin oma Translate'i äpiga ja filmisin neid kirjasid, et mida see võiks inglise keeles siis tähendada. Hästi palju on Buda kujusid, hästi suuri. Mina soovitan kindlasti Jaapanisse minnes proovida teeäärseid puuvilju, mida pakutakse. Kilo hind on 30 senti erinevas valikus.
ja kuna ma tegin hästi palju sporti, siis ma sõin hästi kaloririkast toitu, nagu näiteks riisikoogid. Hästi suhkrurikkad asjad, aga sellise liikumise peale kulub ära küll. Hästi palju losse jäi tee peale, aga mis mulle ei meeldinud Jaapanis oli see, et linnad olid mega igavad, sest kõik majad on väga-väga uued. Seal on ainult kõigest mõned üksikud majad, mis on puidust ehitatud. Suures osas olid majad plastikust ehitatud. Ma küsisin kohalikelt, kes inglise keelt oskasid rääkida. Seetõttu need majad näevad ka kuidagi värskemad seal välja. Aga vanemad majad on puidust. Mulle isiklikult meeldivad need vanad majad rohkem. Et see puidulõhn tuleb ka esile, kui mööda sõita. Telkisin erinevates kohtades, isegi spordipargis, lastepargis ööbisin, promenaadid ääres ja näiteks see pilt on siis tehtud ühes ööbimiskohas. See on nüüd hotelli parkla katus, mis on tehtud pargiks ja seal peal siis sain ka kämpida. Et Jaapanis üldiselt ei tohi mitte kusagil seda wildcampingut teha, aga mina tegin seda ja need rattamatkad, keda ma kohtasin, üldsegi need paar tükki, ka nemad mainisid, et nad on vahel ööbinud sellistes kohtades. Mina ööbisin kogu aeg linnaparkides, kui oli võimalik. Õhtu hämaruses lähen kohale, hommikul vara võtan telgi üles. Üldiselt mõned vaatavad halvasti, mõned jällegi tulid juurde ja küsisid midagi jaapani keeles ja siis ma vastasin oma vigases jaapani keeles neile. Midagi nad said aru, sest nad naersid. Ma räägin ka natuke loodusest kiiresti. See oli see vaablane, kes mind nõelas. Arstiabi ma ei saanud sellepärast, et oli riiklik püha, aga ma sain rohtu, mis ravis mõne päevaga terveks. Sutskas ja selga istusin ja sõin ühe templi juures varjus ja lihtsalt tuli nõelas. Ma ei tea, mis tal hakkas. Siis erinevaid ohte võib maas leiduda, selliseid teravaid vilju. Rohutirtsud olid hästi suured. Ja üks probleem oli ka see, et kui ma sõitsin rattaga, siis pidid prillid peas olema, sellepärast et vastasel juhul need putukad lihtsalt lendavad sulle näkku. Ja mulle lendas väga palju silma neid putukaid, see oli väga-väga valus. Need on väga suured putukad. Eesti putukad on poisikesed nende kõrval. Siis riisipõldudel elasid sellised huvitavad konnad, kes oskasid isegi ronida püstloodis seina peal, nagu ämblikmees. Et tänu sellele, et ma hoidsin maakohtadesse, panin ka loodust tähele. Jaapanis oli väga palju tunneleid. Tunnelites ma soovitan kindlasti kasutada helkurit või siis tagatuld, sellepärast, et need on hästi kitsad ja vanades tunnelites ei ole ka kõnniteed. Mõnedes üksikutes kohtades oli isegi eraldi rattatee tehtud ratturitele, keset džunglit. Ma ei tea, mis selle point oli, asustust ei olnud ümberringi. Ju siis kellelgi on vaja. Ja siis need 2 lisapäeva, mis mul olid veel puhkamiseks, kasutasin ära siis surfamiseks. Surfasin ühe kohaliku uusmeremaalasega, kes seal on elanud mõned aastad. Käisin mõnedes mahajäetud kohtades, tutvusin ühe kohaliku jaapanlasega, kelle inglise keel enda arvates oli väga hea. Minu arvates oli see 4. klassi lapse tasemel Eestis. Aga nad on tegelikult väga toredad, kui sa leiad mõne jaapanlase, kes tõesti üritab sinuga kontakti saada. Ja nüüd ma ootan teie küsimusi, kui neid üldse on. Üks küsimus. Jaa, et ma tahaks teada, kas see plätu õige kadunuks? See plätu jäi kadunuks, aga see oli tegelikult väga halb plätu ka. Et ma ise olin seda kandnud kunagi väga ammu, kui ma olin 14-aastane. Et teine plätu jäi alles, viskasin ära. Teine küsimus. Kiire küsimus, miks sa klippidega ei sõitnud? Sellepärast, et ma ei tunne, et mul oleks seda vajadust olnud. Et ma tavaliselt sõidan plätudega. Selles riigis, kui ma kannaksin potaseid rattaga sõites või siis neid teisi spetsiaalsemaid jalanõusid, siis mu jalad lihtsalt ei saa õhku, nad ei saa hingata. Et ma alati sõitsin plätudega, aga ma panin sokid jalga, sest vastasel juhul jalad hakkaksid siis libisema sealt välja, kuna nad higistavad meeletult palju. Kui 3 plättu olevat,
rohkem küsimusi ei ole.